ja siin ma olengi siis välja toonud need erinevad osad, ehk siis millest see kõik koosneb. Need oleme põgusalt täna tegelikult juba siin läbi käinud, ehk siis brändid, investorid, ehk siis brändide alla lähevad siin siis kõik, kes toodavad erinevat seda mängude varustust, millega sa saad neid mänge mängida, on need siis puldid, on need siis hiired, on need siis klaviatuurid, monitorid, videokaardid, ja kõrvaklapid, joogid, ehk siis kindlasti olete märkanud, et energiajoogid on hästi populaarsed, siin on mul oma arvamus, et ma arvan, et see peaks minema kindlasti nagu tervislikkuse poole rohkem, et see kindlasti ei ole nagu jätkusuutlik, et täna me ei näe seda veel, aga ma arvan, et kuskil 15-20 aasta pärast on see pilt selline, mille jaoks tegelikult täna me ei ole veel valmis. Et ma loodan, et ma saan erinevate inimestega teha koostööd ja kindlasti mõjutada seda maailmat, et läbi nende brändide ja nende investorite seda maailma nagu tervislikumaks muuta. Aga las ta praegu jääb. Mängijad ja fännid, neist ka täna juba oleme põgusalt rääkinud, et kes on kes, et brändidest ja investoritest veel nii palju, et kõik, kes usuvad sellesse maailmasse ja kes tahavad siis saada sealt nii-öelda tulu teenida, nemad ongi need, kes siis investeerivad erinevatesse võistkondadesse näiteks, on üks üsna populaarne, ehk siis saada osakuid mingi organisatsiooni osakuid näiteks. Ehk siis sa panustad mingisse suurde organisatsiooni, kellel on erinevad võistkonnad erinevates mängudes. Et võtamegi näiteks Mousesports, et nendel ongi nii-öelda CSGO, neil on mingid Dota võistkonnad, neil on League of Legendsi võistkonnad, ma ei kujuta ette, mis neil kohe seal veel on kindlasti, et Call of Duty, eks ole, Rainbow Six, eks ole, et neid mänge ja neid võistkonni, kes mitmel erineval platvormil ja erineval pinnal nagu seda sisu toodavad, et sinna on sul kõige mõistlikum seda investeeringut teha. Või sellepärast, et nende seda fänni erinevat nänni ostetakse, seal on see käive, seal on see tulu, eks, siis ostetakse seda sisu, ostetakse digitaalsisu, eks, ehk siis kõik erinevad subscriberid, kes on, et kõik nemad ju toodavad seda raha nendele tagasi. Lisaks siis, kui võidetakse auhinna rahasid, siis ka seal on oma käive, ehk siis oma selline tuluallikas. Ja see oleneb siis erinevalt organisatsioonist, et kuidas on see siis nende investoritega nagu jagatud see pott, mis seal nagu keerleb, mis need rahad seal sees keerlevad, et selle hingeelusid on erinevaid. Siis loomulikult investeeritakse erinevatesse liigade loomisesse, ehk siis liigad, millel on suur meedia vaatajaskond. Näiteks Riot Games teeb eriti hästi seda, vahepeal nad muidugi läksid natuke alt, kui nad keelasid ära teistele turniire korraldada,
aga nemad korraldavad ikkagi väga suure kaalukusega turniire, kus on meeletult jälgijaid ja juba selle pealt selle näiteks meedia sisu eest, mis nad seal siis reklaami müüvad, ehk siis sellel ongi juba väga suur väärtus. Ehk siis samamoodi, kui ostetakse telesse reklaami, samamoodi ostetakse reklaami ka nendel turniiridel reklaamipauside ajal. Ehk siis reklaami näidatakse erinevatel platvormidel, on see siis Twitch, on see siis YouTube, on see siis mingi Facebook. Et samal ajal, kui turniir käib, seal on reklaamipausid, seal need sekundid, mis on vahele müüdud, nendel on ka oma hind ja seal on võimalik siis nagu tulu teenida. Loomulikult, kui on siis see live turniir, mis toimub kuskil suurel areenil, kuskil suures kohas, siis loomulikult kõik need piletite ostjad. Et see on samamoodi nagu mingi suur jalgpalliturniir, et mingid Euroopa meistrivõistlused, et samamoodi hea näide on näiteks Poola linn Katowice, et kuidas seal see käik ära tehti, et lihtsalt oli soodne aeg, oli seal abilinnapeana oli tööl üks noorem meesterahvas, kes teadis e-spordist 1,2 ja ta tegi selle lükke, et korraldada seal siis major, mis on siis selline hästi suur turniir üle maailmale. Ja seal, ma võin praegu eksida, aga seal on kuskil 100 000, 170 000 elanikku vist. Võin praegu numbritega täitsa eksida, aga ta on ikkagi nagu selline väikelinn Poola mõttes, eks. Aga selle turniiri külastusaeg, see elanike arv versus see külastajate arv, et see oli vähemalt mingi 2- või 3-kordne, kui palju inimesi sealt siis nagu läbi käis selle turniiri ajal. See kestis mingi nädal aega, et erinevatel päevadel olid seal mängud ja üle maailma inimesed sõitsid sinna kohale ja see on juba sporditurism tegelikult, et kui palju tegelikult kohalikud majutused, söögikohad, kui palju nemad kõik sellega teenivad, et siin seda kasu lõigata on nagu kõigil, et see oli nüüd jäin väga pikalt siin jutustama selle investorite teema pealt, aga lähme edasi, et mängijad ja fännid, nendest juba rääkisime, et need, keda siis jälgitakse ja need, kes siis jälgivad, ütleme siis nii. Meeskonnad, siin sai Mausportsis natuke jutustada, eks, et need sammused, nemad on ka siis ühed osad, et kes selle nagu tegelikult, kui meeskond ei oleks, ega tegelikult siis e-sport ei oleks ka, eks. Väga lihtne. Et tegelikult nemad on see, kes selle sisu lõpuks ju toodavad. Et nemad ju lähevad tegelikult üksteise vastu lõpuks ja see on see, mis sellest gamingust teebki tegelikult e-spordi. Väga lihtne. Videomängud, ehk siis need ongi siis need, mida siis mängitakse ja olenevalt siis on neid erinevaid kategooriaid, on sellised, on alates strateegiamängudest kuni siis spordimängudeni, kuni siis mingi arcade, eks. Et neid klassikalised, eks siis sellised, kus on sul lihtsalt vaja kiiret reageerimist ja nupule vajutust, eks. Et neid mänge ja mängude tootjaid on palju erinevaid. Aga loomulikult, et mis teeb sellest mängust e-spordi väärilise mängu, et ta peab olema pealtvaatajale nauding, et see, mida ta näeb, peab olema ikkagi nauding, see peab olema huvitav. Et iga mäng ei sobi e-spordiks. Et siin hea näide tuua, et kuidas
PlayerUnknown Battlegroundsi mäng üritab e-spordis nagu läbi lüüa, et mina tänaseni arvan, et nad ei ole ikkagi jõudnud sinna, kuhu nad lootsid võib-olla, kuhu nad selle mänguga jõuavad, aga iga mäng ei sobigi ideaalselt e-spordiks. Et loomulikult seal on juba oma maailm ja oma selline toetajaskond ja vaatajad ja see on lahe mäng, ma olen ise seda mänginud, aga seda ülekannet jälgida sellest mängust, ma ei tea, minu jaoks ei ole nii huvitav, midagi ei ole teha, noh, et see action ja see, kuidas nad üritavad seda arendada ja jõuda kuhugi, võib-olla see jõuab kunagi nagu nii populaarseks. Tänaseks on ikkagi mingid klassikalised mängud, mis on jäänud, mis on olnud algusest peale, mis on nagu huvitavad. Aga noh, et lihtsalt hea näide on Warzone, mis nüüd on tulnud, et minu arust siin on nagu jälle leitud mingi selline hea nagu nüanss, kuidas seda ikkagi on suudetud nagu huvitavamaks teha, vägevamaks teha, et siin see Apex Legends proovis, minu arust täna nad ikkagi ei ole päris seal, kus nad lootsid võib-olla jõuda. Siin on neid näiteid veel, et see Valorant või kuidas keegi seda hääldab, eks. See on nüüd uus, mis nüüd üritab ka jõuda sinna, kus on võib-olla täna CSGO ja League of Legends ja Dota, et no saab näha, kõvasti pannakse sinna raha alla, aga kõik ei löö seal läbi, kõik need mängud ei löö läbi. Ehk siis seal mängude tootjatel käib ka kõva andmine, kõva võistlus, et kelle mäng jõuab nagu sinna. Turniirid ja liigad, et siin sai ka rääkida sellest juba, aga noh, see on see, mida siis jälgitakse, et see on seda teekonda, et kes sinna lõpuks siis selleks võitjaks saab ja nagu ma ütlesin, et see on ka üks hea koht, kuhu nagu investeeritakse, ongi mingi hea liiga, kus on kõva tase ja loomulikult peab olema ka kehvemaid liigasid, peab olema madalama taseme liigasid, et sa saaksid jõuda lõpuks sinna kõrgemasse liigasse välja. Et kuskilt ju peavad ju ka need harrastajad alustama, et kuidas need teematid lõpuks sinna lihvitakse sinna kõrgesse tasemesse välja, et neid liigasid on meeletult, erinevaid tasemeid on meeletult, et nad on täpselt samamoodi siis selle kõige osad. Ja siis on turniirid, kus ei ole seda konkreetset perioodi, kus siis nagu mängitakse. Turniir ongi lihtsalt üks turniir, tal on alagrupi mängud, tal on play-off ja siis ongi lihtsalt võitja ja see lihtsalt kordub, eks. Et samamoodi liigaga, liigad on tihedamad, on mängugraafikud rohkem, selline ja kus siis, kui liiga lõpuks lõpeb, et siis minnakse siis play-off ja siis selgitatakse nagu paremad. Et nii nagu on tavaspordis, täpselt samamoodi. Mänguloojad, arendajad, need, kes siis mõtlevad välja neid uusi mänge, kes uuendavad oma mänge, et muuta veel põnevamaks. Et lähme edasi, operaatorid. Operaatorid on need, kes teostavad seda ülekannet. Siis. Operaatorid on ka need, kes teevad ülekannet digitaalselt. Ehk siis, kui mäng käib, sul on vaja teada, kuidas kõige paremini näidata, millise nurga alt näidata. Ehk siis ei ole ainult operaatorid, kes töötavad füüsilise kaameraga ja võtavad siis neid mängijaid, kes mängivad samal ajal,
kes võtavad seda treenerit, kes on seal, kes võtavad seda publikut kaameraga, vaid on ka need operaatorid, kes tegelikult ju seda digitaalset sisu näitavad meile mängus endas sees. Et see pilt oleks õigel ajal õiges kohas, ehk siis kui see action toimub, mis on siis vaatajale huvitav, et seal oleks õige timing, ehk siis õige ajastus, et õigel hetkel oleks see kaamera pilt just seal, kus ta peab olema. Sest et sellega võib ka tegelikult ülekanded täielikult või tegelikult mingi turniirile tõmmata korralikult vett peale, kui sa lihtsalt magad mingid kohad maha. Seda ikka tuleb ette, aga siis ongi õige aeg jälle režissööril näidata mingit kordust, mis siis nagu maha magati või kui kahes kohas toimus korraga mingi action, et operaatoritel on väga suur osa, sest et see ongi see, mis jõuab siis tuhandetesse kodudesse, mis jõuab siis erinevatesse pilti seal nii saalis, kus see ülekanne toimub, eks, kus on 100 000 või 10 000 vaatajad, ja miljonid, kes siis vaatavad seda otseülekannet. Nendel on väga suur osa selles ökosüsteemis. Ja meedia, see, mis on see kajastus, kuhu see siis kõik see lõpuks jõuab, millisele platvormile, millise meediaplatvormile ta jõuab. Siit ongi, et on siis veebis, streamingu kohad, YouTube'id, Facebook'id, Twitch'id ja loomulikult tele, siis ajalehed, uudiste erinevad veebid, eks ole. Et ei tea, millal see hetk tuleb, kui siis Eesti AK-s Aktuaalses kaameras siis Eesti Televisioonis e-spordi uudiseid hakatakse rääkima. Kes tahab panna panused, mis aasta see võiks olla? Lihtsalt väike näide, aga selles suhtes erakanalid ikkagi juba vaikselt seda teevad, et siin ala Postimees Grupp ja näide, et kus siis Kanal 2 ja Postimees ise, et kus nemad on seda sisu vaikselt tootmas ja hästi toimetab, et Delfis on oma väike nurk ja Õhtulehes on oma väike nurk, et see on nüüd lihtsalt siin nagu Eesti mõistes. Et igal pool ikkagi toimetatakse. Muidugi suures pildis ESPN, et näiteks see on hea näide, et kes hakkas ka tootma seda pilti, et kes hakkas tegema ülekandeid mängudest, et ESPN on siis selles suhtes globaalses mõttes ikkagi spordimaailmas ikkagi üks suurimaid sisutootjaid, kes teeb mängudest ülekandeid, et selles suhtes väga huvitav tähelepanek, et kuhu see lõpuks on nagu välja jõudnud.